Tervist, ma olen Illar Kohv Hinnamaalt ja täna on 2. august aastal 2018. Ja kõigepealt mul on suur rõõm näidata ajalehest Eesti Ekspress, mis ilmus eile 1. augustil. Jälle suvejutu lugu, ühesõnaga, et kirjasaatja Illar Kohv ei puhka kunagi. Ja nii see tõesti on, sest mul on niivõrd tihe graafik, et vaidleja jagab pidevalt siin erinevate asutuste ja värkidega, et Eesti riigis elu korda saaks ja kohalikul tasemel samamoodi. Et see lugu ühesõnaga sai tehtud kuskil juunikuu alguspoole või keskel, ei mäletagi, et ühel kenal hommikul siis Madis Jürgen võttis minuga Facebookis ühendust ja siis ütles, et või küsis ühesõnaga, et tal on ettepanek, et nagu külla tulla, et kas nagu olen kodus ja siis nad siis tulid Vallo Kruuseriga, siis tulid Tallinnas, sõitsid Viinaavale ja tegid sellise vägeva loo, nii et Eesti Ekspressis kunagi ammu oli ka minust niisugune lugu tehtud, siis oli Vestar Eestel ja seal ajakirjanik ja siis tegi loo ühesõnaga. Ja samuti Vallo Kruuser filmis siin, kui ma laulsin ühesõnaga, aga siiamaani ei ole veel seal Ekspressi veebis seda videot üleval, eks neid ehk panevad ka. Nii, aga siis ma tahaks teha juttu sellest, et alles eile 1. augustil ma tegin Õhtulehe kohta sükse väga kritiseeriva video sõnaga YouTube'i panin. Ja siis ma tahtsin ikkagi uurida ka seda, et mispärast siis asi niimoodi on ja siis Õhtulehe peatoimetaja asetäitja Jaan Väljaots siis vastas mulle nagu Facebooki vahendusel niimoodi. Et käekiri on niisugune nagu ta on, ühesõnaga, et ma üritan lugeda, et ma ei tea, kas ma siin suudan kõike nii korralikult lugeda, aga üritan. Ja vastus on Jaan Väljaotsalt selline, et vaata Hillar, su väide videos, et Õhtuleht sinult mitte midagi ei avalda, ei ole ju tõsi. Interneti arhiiv näitab, et viimane jutuke ilmus 5. juunil ahistaja naine. Ütleme selle kohta niimoodi, et see ahistaja naise isik ma mul ju teada, sõnaga, et selle nimi on Piret, on ta eesnimi, sõnaga, aga perekonnanimi ei hakka ütlema. Ka kööki tunginud kähriku lugu leidis avaldamist ja nii edasi, et kui kirjutad millestki huvitavast, ebatavalisest või intrigeerivast, siis ei näe mina küll põhjust, miks ei peaks seda avaldama. Ja nii ongi tehtud. Ja samas seda, et õunad puu otsast alla kukuvad, võib igaüks oma aias näha, mistap sellisel uudisel kahjuks see väärtus puudub, kui sinna juurde ei ole näiteks lisatud pädeva spetsialisti kommentaar, et miks see täpselt nii on ja kas õunasaak on määratud ikalduma. Siinkohal ma ütleks sellise asja vastu, et kui arvestad sellega, et Õhtuleht avaldab siin mingisugust, ma ei tea, Kalvi Kallet kogu aeg ja neid Uudo Seppa ja mida iganes, sõnaga, et päevast päeva on umbes sellised teemad, et Allah, et see Kalvi Kalle seal nokib nina ja pühib perset, sõnaga, et kui sellist lugust avaldada, siis tuleks ka siis eelnevalt küsida mingi asjatundja kommentaar, et miks ta seda nina nühib ja miks ta seda perset sügab, sõnaga, et mis tal viga on, sõnaga, et kuule Jaan Väljaots, et selle teemal võiksime arutleda palju ja saaks väga palju nalju selle osas. Nii, ja siis Jaan Väljaotsa kirja jätk on selline, et nii, et ära muretse, ei ole kellelegi isiklikku vimma, aga teisest küljest mõtle ka natukene sellele, et kui sinu arvates täidab Õhtulehte Rämps ja Kõnts, imetakse pastakast jura, see ei ole usaldusväärne leht, mis avaldab suuresti saasta ja jura ja igasugust paska, et siis miks sa arvad, et sinu kirjatööd hinnata oskav lugejaskond seda lehte üldse loeb. Ja need, kes on YouTube'i videod loobuvad kindlasti Õhtulehe lugemisest. Nii saad ju ise nii saad ju ise oksa, millele istud, et peletad lugejad eemale, aga samas tahad, et su lugusid avaldatakse, loetakse, et keeruline lugu. Nojah, jälle võib siin erinevaid seisukohti öelda ja erinevalt vaielda, sõnaga, et ma olen saatnud ju Õhtulehele ju väga palju erinevaid teemasid, sõnaga, et küll ma olen kirjutanud näiteks sellest, et tänu sellele, et mina muinsuskaitsenika asja nii-öelda torkasin, et sai Tori või see Tori kauplus sai nagu juurdeehituse
ehituseks nagu loa, sõnaga nüüd praegu suurt ehitus käib, et noh, õnneks on niimoodi, et siis ma rääkisin sellest teemast ka Madis Jürgenile, kui ta siin Ekspressi mul külas käis ja siis ühesõnaga tema pani siia sellise lause loosse, et no kas või see Tori kauplussööklasi, et küll arutati ja seletati, kas teha Tori kauplusele juurdeehitus või ei, 7 aastat arutati, Koh kukkus kirju kirjutama ja näe, hakatagi ehitama. No põhimõtteliselt see ongi nagu õige. Sellepärast, et nii see oli, et ma tükk aega nagu enne vaidlusin. No see on nagu üks asi. Ja siis on küll need prügipeo teemad, et Torist prügikonteinerina viidi, et teistes on 3 organisatsiooni, kes peavad elanikelt tasuta viima prügi ära sõnaga ja vallavalitsused on nagu kohustus nendega koostööd teha sõnaga. Sel teemal ma saatsin õhtupeal loo, mitte midagi. Siis on neid teemasid ja siis näiteks toidu hävitamise teema, et kauplused hävitavad toitu sõnaga. Ja sel teemal ma olen saatnud lugusid ja nüüd erinevatelt on küll Riigikogult ja valitsuselt ja kauplustelt igalt poolt saanud neid kommentaare ja vastuse sõnaga, et see on kõik kommenteeritud asju sõnaga. Aga jälle Õhtulehel ei ole see asi huvi pakkunud sõnaga, et kui nad leiavad seda, et kui näiteks õuntes kirjutada, mis puu alla kukuvad ja sõnaga, et siis mingi asjatundja kommentaar, et mis pärast nad kukuvad, aga siis on ju minul olnud ju siis nendel toidu hävitamise teemadel olnud ju alati jälle siis see nii-öelda vastus olemas, et mismoodi nagu siis asjad nende arvates on, aga see ei ole ka nagu avaldamist väärt sõnaga. Ja siis, et ma Jan Nuuspõlluga kohtusin seal Leivakuses Pärnuse sõnaga, et noh, üle 15 aasta kohtusin, et noh, 15 aasta tagasi tehti kokasaadet ja siis sõnaga, noh, Anne Veski käis siis külas ja sõnast siis kohtusime viimati ja nüüd juhuslikult saime kokku. Et see, et Kohmo teisiku Jan Nuuspõlluga kohtus, see ei ole ka uudis see sõnaga. Et parem ikka oleks see, kui see mingi Kalvi Kallev on ninas ja siin nakib või siis pierset pühib, et see on väga suur uudis. Noh, pange aga edasi, sest kui siuksed on uudised sõnaga. Aga siis jah, et me võime lõpmatuseni vaielda. Teil jääb oma õigus, minul jääb oma õigus. Ja ise küsimus on see, et mida avaldada tahetakse, aga kas keegi on küsinud ka, kas Õhtuleht on küsinud lugejate käest, et mida nad lugeda tahavad, sest praegust on niimoodi, et lugeja peab lugema seda, mida Õhtuleht neile pakub. Aga et kui nad käis ka ringi ja uuriks, et noh, et kas te loete Õhtulehti ja mis teemad seal huvi pakuvad ja kelles kirjutada või milles kirjutada, kas seda kunagi esitatud? Mitte kunagi, sest see ei huvita lihtsalt, et peaasi, et panna mingisugune lakke sinna Õhtulehte sõnaga sisse, küll mõni ostab, kui tuleb tagasi need lehed, lähevad hävitamisele sinna kuskile vana paberisse ja noh, ma ei teagi, kui suur see Õhtulehe tiraas on ja palju neid lehti poodest tagasi tuleb, sõnaga, noh, seda asja tõesti uurida, et kui palju need päevalehti nagu uuesti tagasi saadetakse. Aga noh, see on juba teine teema. Aga et kui ikka üks leht tahab olla normaalne leht, et ta loetav on, et siis ta peaks ikka avaldama mitte selle järgi, et noh, jälle nagu, et noh, et Illerkohvi me avaldame, no hea küll avaldame siis üle kuu, üle 2 kuu midagi, vaatame sealt. Kui on mis asja sa siin tegid? Näe, mul siin, näed, Elfi siin püüdis mutipoja kinni. No vaata, et sa ära ei lase minna. No. Nii, ja siis, ja nüüd tuli üks asi veel meelde, sellepärast, et seda avaldati, et mul kass Mustik suri 15 aastane ära, aga see, et mul on, näe, siin Neiu Elfi, kes siin praegu jälle mutipojaga mängib, sellest ma saatsin ka loo ja isegi mitu korda mitmes variandis, aga seda ei ole ka avaldatud sõnaga, et Tillerkohvil uus sõbranna Elfi on. See ei ole ka Õhtulehel mitte midagi. Nii et näe, vaata ka Õhtuleht, näed, Illerkohvi Elfi mängib siin mutiga, et no näed, et no, mis sa siin teed? Kas sa püüad kinni või? No, mängi. Et Õhtulehele katsuskad ikka kinni püüda, et Õhtulehe staariks äkki. No, kus sa nüüd kaotasid? Vaata, Õhtuleht paneb esikaane looks, et Illerkohvi Elfi püüab siin kinni. Nii et selline lugu siis seekord, et teid see naerma.